mis on tõde meie saatuse kohta, meie mineviku kohta. See tõde vajab siiamaani veel kogu maailmas selgitamist. Kui me saime iseseisvaks tagasi, siis mõned inimesed ütlevad, et nii palju aastaid, kui kehtis see ebanormaalne diktatuur oma vägivalla ja valedega, nii palju aastad on tarvis taastumiseks. Ma ei ole sellega nõus, me suudame seda kiiremini. Aga kindlasti see võtab aega ja see ei toimu iseendast. Kui me ise ei ole kindlad endas, kui me ise pole ühtsed, kui me ise pole tõesed, siis ei aita ükski väline kaitse, me oleme nõrgad, iga välisvaenlane võib meist jagu saada. Ma tsiteerin 2 päeva tagasi ilmunud ligi 200 Saksa ühiskonnategelase ja poliitiku ühisavaldust seoses Molotov-Ribbentropi pakti 70. aastapäevaga. Asjad on muutumas. Seda ütlevad ka sakslased. Ka nemad tunnistavad, et nendel on kaasvastutus selle pakti ees ja nad kannavad ühist vastutust koos Venemaaga, et selle pakti tulemused lõplikult selgitada. Mõni aasta tagasi sakslased ei tahtnud selle teemaga tegeleda. Praegu tunnustatakse seda, mida nad on teinud Balti riikidele, Poolale. Tulin just Poolast, kus eile oli konverents 20 aastat Euroopa vabanemisest ja selle eetiline dimensioon. Ja meil on väga tähtis saada aru sellest, et kogu Euroopa vabanemine sai toimuda ainult eetiliste põhimõtete ja tõe alusel. Oleme tänapäevaks väga palju kaotanud sellest värskusest, sellest vaimsest julgusest ja tõe meelest, mis meid innustas 20 aastat tagasi. Aga asi pole lootusetu. Me võime selle taastada ainult selle alusel, me saame minna edasi. Jõudsime nii kaugele, et tänane päev on Eesti Riigikogu ja valitsuse poolt tunnistatud ühiseks kommunismi ja fašismi ohvrite mälestuspäevaks. Mida on aga meie valitsus teinud selleks? Me teame, et Tõnu Kaljuste esitab Vene helilooja Reekviimi täna õhtul. Ma usun, et seda tasuti Kultuuriministeeriumi rahadest. See on väärikas üritus, aga mida veel? Ja jällegi peame meie näitama teed, mida meie valitsus peaks tegema. Ja minul on küsimus, kas nüüd ei ole aeg, kus meil on siin üle Toompea Nõlva vabadussammas lõpuks püsti pandud, mida me kõik oleme toetanud, et 23. augustit hakata tähistama Vabaduse väljakul, Vabadussamba ees, kus kõik näevad, Hirvepark oli siis, kui meil oli Nõukogude okupatsioon, kus polnud teist kohta. See on kena koht, see on väärikas koht, aga kui me tahame oma noori kaasa, kui me tahame kogu rahvast kaasa, siis me peaksime tagasi minema seda sama teed mööda neid astmeid, üle mäe künka, kust me tulime tookord aastal 87 siia. Meil on vaja tagasi tee avalikkuse ette, Eesti riik on vaba, meil on vabadussõja mälestusmärk ja selle jalamil me peaksime hakkama tähistama edaspidi 23. augustit ja seda ja tuletame meelde ja austama kommunismi ja fašismi ohvreid. Suur tänu teile! Mineviku tegude analüüsimine, hindamine ja süüdlaste üle kohtumõistmine. Tuleb välja, et see on osutunud demokraatia tingimustes õige keerukaks protsessiks, aga jõupingutused jätkuvad. Tähendab, küsimus on selles, esiteks, kuidas leida kohtupädevaid andmeid ja teiseks, kuidas seda organiseerida, aga on väga tähtis, et me seda viime ka sellisele isiklikule pinnale. Ilma kättemaksuta, ilma isikliku kuritarvitamiseta, aga
meie ohvrite väärikus nõuab seda, et konkreetsed süüdlased inimsuse vastastes kuritegudes võetaks vastutusele ja saaksid oma karistuse demokraatliku õigussüsteemi raamides. Kes oli komparteis, ma ei oska öelda, kes oli KGB-s, aga kes oli komparteis, ma arvan, et on põhjus, et need, kes sinna kuulusid, loobuksid ka sellest krampist, et nad tingimata püüavad sinna astumist näidata kui mingit patriootlikku või mõttekat tegevust. Vaid et me ausalt tunnistame kõik, keegi pole eksimatu, keegi pole täiuslik. Igaüks on põhjus tunnistada oma vigu. Ma mäletan, kuidas tuntud telekorrespondent küsis mult, see oli vist 95. aasta Riigikogu valimiste eel, et miks teie omal ajal kandideerisite kommunistlikusse parteisse. Ja ma oleks tahtnud talt küsida, et aga teie olite ju komparteis. Las kõigepealt vastavad need ligi 100 000 inimest, kes tegelikult kuulusid komparteisse. Miks nad seal olid, miks nad on sealt välja tulnud, mis on nad sealt teinud, ja siis jõuame nende juurde, kes mõtlesid võib-olla selle peale teatud eluhetkel. Aga see vajadus, see küsimus on tõepoolest olemas, me ei pääse sellest.